Martin Kruus ja olen ametilt aktsiates Neljaenergia juhatuse esimees, aga ka ühiskondlikel alustel Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja just see viimane ametikoht, mis täna on pigem olulisem. Ja paar sõna sissejuhatuseks, et kui palju on küsitud juba ette, et miks üldse selline üritus, siis ütleme viimase aasta või isegi paari aasta jooksul on meie poole pöördutud küllaltki palju selliste küsimustega, et kuidas, kas mikrofon ei tööta, et midagi viga või? Muidu kuulete või? Kuuleme küll. No teeme ilma mikrofoni. No nii, liiga kõva vist. Ma kuulen ise, ma näen, et see ei ole üldse mulle. Jah, ühesõnaga, on pöördutud siis küsimustega, kuidas inimesed saaksid osaleda nendes energeetikaprojektides, eriti just tuuleenergia puhul, kuna on kõik teada, on üldteada, et tuulikud on küllaltki nähtavad objektid maastikul, tekitavad palju küsimusi ja inimestel tihti tekib õigustatud küsimus, et kas nemad saaksid ka seal kuidagi osaleda nendes projektides. Teine grupp inimesi on pigem olnud huvitatud sellest, et kuidas ise lahendada oma energiatarbimise küsimus, ehk siis toota ise energiat. Ja kuna need küsimusi nagu on tulnud ja siis me olemegi arvanud, et võib-olla nüüd on viimane aeg või esimene aeg, mis iganes aeg, selleks, et selle teemaga niimoodi ametlikult või avalikult algust teha ja vaadata, et kas ja kuidas saab üldse edasi liikuda. See ei ole kindlasti, selles mõttes see ei ole mingi ette ära otsustatud, et me nüüd kindlasti peame nii tegema. Et võib ka juhtuda, et ei ole piisavalt huvi, aga see on ka okei tulemus, et me siis teame, et seda sorti energiatootmise viis hetkel ei ole aktuaalne, aga mul on millegipärast tunne, et see nii ei jää, et ikkagi rahva huvi on päris suur. Ja meil on hea meel teha seda üritust täna koostöös Arengufondiga. Täname neid koostöö eest ja nende ilusate ruumide eest. Natuke tehnilist juttu veel sissejuhatuseks, et meil on 5 ettekannet. Iga ettekande järel on siis kohe küsimused-vastused, julgelt käega märku anda. Üle 5 küsimuse ei jõua vast võtta, aga oleme niimoodi paindlikud, et kui diskussioon huvitav, siis eirame natukene ajakava. Aga ära peaksime lõpetama ikkagi kuskil kell 12. Peale mida siis pakutakse siin poole ees. Ma räägin ilma. Või see läheb veebis otse ülekandena. Et siis me peame ikkagi mingid juhtmed siin. Seal on patakad tühjad. Aga meil on veel üks see. Proovi sellega. Tuulikud. Nii, see lõpeb. Ahah, okei. No nii, jälle. 3. algus juba. Läheb keeruliseks niimoodi. Et just, et kell 12 peaksime ikkagi ära lõpetama ja siis serveeritakse siin natukene sööki ja siis saame veel juttu edasi rääkida. Ja ma arvan, et praegu ongi siis õige aeg asuda juba ettekannete juurde ja avaettekanne andeks siis palun Hardo Pajula, tuntud majandusekspert, kes annab siis kogu meie tänasele jutule sellise natuke laiema vaatenurga. Tere hommikut siis tuuleenergeetikutele, et ma alustan ka natukene siis nagu eelkõnelejaga tehnilisest poolest, et nagu võib arvata sellistele sõnavõttudele eelnevad siis
kohtumised ürituse korraldajatega, need kulgevad alati enam-vähem ühe stsenaariumi järgi, et päris selge see, et inimesed tahavad kuulda seda, mis neile korda läheb, et meierid tahavad kuulata meieritest ja pagarid pagaritest ja logistikutest, et seetõttu on alati esimene samm on see, et mul on pagaritele raske rääkida saiatootmisest midagi seda, mida saiatootjad juba ise ei tea, et seetõttu me peame selle, alati on see, et viia siis see teema paar abstraktsiooni astet võib-olla kõrgemale ja seda puhku siis jõudsime ka kokkuleppele, et me räägiks siis, minu ettekanne saab olema just sellest nagu laiemast siis sellest, millist rolli tehnoloogia üldse sellises jõukuse kasvus mängib ja eriti siis kitsamalt, et milline on tehnoloogia roll olnud siis viimase aja majanduskriisis, et see saab olema konkreetselt siis tänase väikse ülesastumise teema. Et kas oli mõeldud niimoodi, et küsimused jäävad see 20 minuti sisse ja katsun siis niimoodi veerand tunniga hakkama saama või natukene kauem. No, järgmine küsimus on siis, mida täpselt või kui on mida teema kokku lepitud, et kuidas seda täpselt teha, et siin on alati küsimus sellest, et kuidas leida ettekandele mingi mõistlik struktuur, et see hoiab vähemasti selle ära, et asi ei valguks laiali mingiks mõttetuks sogaks, et kõik, kes on koolis käinud ja konverentsidel teavad, et see stsenaarium ei ole niimoodi, seda stsenaariumit ei saa automaatselt välistada. Ja siis mul meenus, et möödunud aasta novembris toimus Oxford Unioni väitlusklubis sarnane debatt siis peaaegu samal teemal ja ma mõtlesin, et ma siis struktuuri ja teema laenan suuresti siis sealt. Kogu see asi oli siis üles ehitatud niimoodi, et klubi on taha näha teksti. Et klubi siis püstitab väite ja seal oli siis kaks võistkonda, ühed väitlesid selle alusteisi poolt ja teised siis vastu. Ja väide oli siis see, mille klubi püstitas, oli see, et praegune majanduskriis on riskivaenuliku ühiskonna tehnoloogilise stagnatsiooni tagajärg. Ja kokku oli siis kogutud tõepoolest päris muljetavaldav seltskond, väite poolt kõnelesid Garry Kasparov ja Peter Thiel ja selle vastu olid siis Kenneth Rogoff ja Mark Shuttleworth ja juhtis seda debatti siis Ian Golding, kes on ka super, kindlasti suurusjärgu võrra natukene vähem tuntud kui 4 ülejäänud, aga ka päris asjaomastes ringkondades päris hästi tuntud tegelane. Ja üldiselt reeglid olid siis sellised, et väitluse lõpus kestis see kokku umbes 40, ligi tund, et siis kuulajad, kes olid väite poolt, lahkusid vasak ja teised siis parempoolsest uksest, ma täpselt, see pole ka nii tähtis. Ja kuivõrd lahkujaid oli enam-vähem kummakest uksest ühepalju, siis selget võitjad selles debatis ei olnudki ja küsimus jäi endiselt õhku üles, kuigi ma arvan, et see viiki võiks siis võib-olla pigem vaadelda kui Thieli ja Kasparovi võistkonna sellist suhtelist kordaminekut, sest see väide, et praeguse majanduskriisi põhjused on eelkõige tehnoloogilised, see tundub nagu natuke, eks ole, pigem üllatav kui enesest mõistetav, nii et see väide oli natukene nagu Thieli ja Kasparovi vastu. Ja muidugi Kenneth Rogoff, kes on kõike muud kui suu peale kukkunud tüüp, ütles hästi sissejuhatuseks, et selles siin neljast väitlejast on 2 on siis miljardärid ja et Garry, kui sul oleks Venemaa presidendi valimistel läinud paremini, siis oleks võib-olla 3 miljardäri praegu. Aga siis selline, nii see algas. Ja struktuur ongi see, et ma kiiresti tutvustan 4 esineja põhiväiteid ja üritame siis siin natukene seda aja piires, mida on jäänud siin 10 minutit, siis nendele kuidagi kaasa mõtelda. Alustas siis Garry Kasparov, kes ilmselt ei vaja nendest 4 kindlasti kõige tuntum ja tutvustamist ei vaja.
Ja tema siis keskne väide oli see, et viimase 40 aasta vältel on selline inimese riskiv ja uuriv vaim jäänud tasapisi bürokraatlikule eetosele alla, et see oli see siis keskne tees. Ja et läbimurdeliste avastuste asemel rahuldatakse siis järjest enam pisikeste parendustega, mille ümber siis lüüakse järjest rohkem lokku. Ja jällegi, no ma ei tea, mis teie sellest arvate, aga mulle tundub, et siin oma selles asjas midagi olulist, midagi on siin ikkagi ära tabatud, sest no ei ole vist, ma ei tea, kui ma küsiksin, et millises teie, tõstke käsi üles, kelle ettevõttes ei ole avalike suhete juhti täna, et siis ma ei kujuta ette, kui palju käsi nagu tõusmata jääks, et see ainuke. Ja et sellega tuleb meelde endise kolleegi Jaan Alveri EBS-ist selline tähelepanek, et mis pretendeerib üldistusele, et EBS-is on ainult üks eriala, et kuidas teha sääsest elevanti. Aga ma arvan, et see ongi, ütleme, praegu on see üks suuremaid erialasid ja see üldse. Ja ma arvan, et see on ka see, millele siis Kasparov oma lühikeses sõnavõtus tähelepanu juhtis. Ta väidab siis ka seda, ja jällegi siin on, ma arvan, tundub usutav, et paljud need rakendused, millel me siis täna sõidame, pärinevad 50., 60., 70. aastatel rajatud vundamendile. Ja retooriline küsimus, mis tema ettekandes siis õhku jäi, oli see, et kas me saame võrrelda iPhone 5 ja Apollo 5 kaugemat mõju. Ja veel kord, see kolmas väide, mis mind tundus jällegi selline tähelepanuväärne, on see, et me mitte üksnes ei tammu paigal sellistes olulistes valdkondades nagu keskmine eluiga, energia tootmine, vaid kõige olulisem on see, et muutunud on kogu ühiskonna psühholoogiline pale, et jällegi see sama, eks, et järjest rohkem matutakse reeglirägastikku, järjest rohkem lüüakse lokku asjade üle, mis lähemal vaatlusel ei olegi nii olulised ja kõik see on siis edasiminekut oluliselt pärssinud. Järgmisena sai sõna siis vastaspoole esindaja Mark Shuttleworth. Tema oli ainuke siis, keda mina polnud varem kuulnud, sest ei ole selle valdkonnaga. IT-inimesed kindlasti teavad teda paremini. Tema on siis oma jõukuse teinud Linuxist välja kasvanud operatsioonisüsteemiga Ubuntu, praegu on ta juba riskikapitalist ja siis ka üks nendest inimestest, kes on pidanud vajalikuks käia kosmoses, aga siis oma rahaga, nii et on ta esimene, Lõuna-Aafrikas on ta siis sündinud ja ta on esimene kosmoses käinud aafriklane. Ja võttis ka siis sellise muuseas siis see, et seda debatti saab jälgida internetist, et kõik, kellel selle ürituse vastu siis huvi tärkas, võivad seda siis järele vaadata. Kui lüüa sisse Oxford Union Debate Innovation Stagnation, siis seda on võimalik järele vaadata. Ja tema siis võttis Kasparovil kohe sõnasabast kinni ja ütles, et väide, et meie praeguse kriisi taga on äkki suurenenud riskivaenulikkus, on naeruväärne, et me oleme alati olnud riskikartlikud ja et ka kosmoseprogrammid sündisid hirmust. No viimasele väitele on jällegi raske vastu vaielda, nii see tõepoolest oli, sest kogu selle ameeriklaste kosmoseprogrammi lükkas ju käima Vene Sputnik, eks, ja hirm, et Nõukogude Liit jõuab esimesena, siis haarab kosmoses võimu. Aga jällegi väide, et me kõik oleme riskivaenulikud, no mis see võib-olla varjutab rohkem, kui ta valgustab, et esiteks ei ole ju õige, rangelt võttes pole õige, et on olemas hulljulgeid inimesi,
aga isegi siis, kui me nõustume sellega, et keskmiselt on inimesed olnud alati riskivaenulikud, siis ometi jääb tõsiasjaks see, et mõnedel aegadel on see tõenäoliselt olnud suurem, kartlikkus olnud suurem kui teistel ja see kummatigi oli just see, millele Kasparov tähelepanu juhtis. Teine väide jällegi raske vastu vaielda, et tema Shuttleworth ütles siis seda, et enamik sellisi suuri avastusi, need teevad ikka siis sellised veidrikust nohikud või nii-öelda poolsegasteks peetud investorid, et selliste inimeste jaoks ei ole paremat aega olnud kui praegu. Ja kas või see tõsiasi, et me näeme seda, et me saame seda debatti internetis praegu jälgida, räägib mingil määral siis Shuttleworthi teesi kasuks. Ja see, et me saame, et laias laastus ei ole ka meie haridus enam seotud sellega, mis koha peal pakutakse, vaid võime võtta siis internetist kursuseid maailma tippülikoolidest, et kõik see tundub Shuttleworthi teesi samuti toetavat ja raha taha praegu ka asi ei jää, seda trükitakse meie lõpuks ju rõõmuks ju juurde päris suurel määral. Ja teine asi muidugi see, ja viimane, mis ta ütles, et ega me ei ole kunagi objektiivsed hindama just meie ajal toimuvaid arenguid, et võib juhtuda, et just praegu tehakse täpselt samasugused järgmist aastakümmet kujundavad avastusi, nagu seda tehti 50-ndatel ja 60-ndatel. Järgmisena siis sai sõna Kasparovi meeskonnaliige Peter Thiel, kes on siis PayPali asutaja ja sealt oma raha teinud inimene. Ja muuhulgas on ta siis avastanud ka Thiel Fellowshipi, kes annab kuni 20-aastastele inimestele stipendiumi selleks, et kõrgkool pooleli jätta ja tööle minna, mis on siukene minu arvates päris vahva algatus, et kui te seda pildialust tsitaati vaatate, siis näete ka, miks ta seda teeb. Ja tema jälle juhtväide oli see, et tõepoolest viimase 30 aasta vältel, kuigi ta väitis, et ka see areng jõudis lõpule 2000 aastate algul, on tõepoolest toimunud tõeline teaduslik revolutsioon IT vallas, see on jätnud aga varjutanud siis suhtelise paigalseisu energia, transpordi ja mitmetes teistes olulistes valdkondades, ja eriti vahva siis see tsitaat oli see, et me võime sõites sajandi vanuses metroos võime küll saata nunnusi kassipilte üle maailma laiali, eks, aga et kas see on jällegi see, et mis siis pilli puhub või mitte, et see on juba eraldi küsimus. Ja teine on siis see, eks, et tehnoloogilised kriisid juhtuvad siis, või et see praegune kriis on tingitud just sellest, et me ei sõida enam tehnoloogilises pärituules, just sellepärast, eks, et need nunnud kassipildid ei asenda läbimüüdud energias, aga inimeste ootused ja lootused ei ole selle tõsiasjaga kohanenud ja seetõttu muutuvad mullid järjest sagedasemaks ja suuremateks ja ka sellele väitele on siis raske vastu vaielda ja raha trükkimine, et kui oma olemuselt pakkumispoolset kriisi üritatakse lahendada siis nõudluspoolset abinõudega, peamiselt siis raha trükkimisega, suuresti selle põhjusel, et nii on seda ka lihtsam teha, siis tulemuseks on inflatsioon valedes kohtades, ühelt poolt siis kehv toormeindade inflatsioon ja teiselt poolt palkade deflatsioon, mis tähendab siis reaalsete sissetulekute järjest langust. Ja viimasena siis sai sõna Kenneth Rogoff. Põhimõtteliselt esimene väide on sarnane sellele, mida tema meeskonnakaaslane eelpool väitis, et me ei
paratamatult ei suuda hinnata objektiivselt oma praegusaegseid teaduslikke avastusi, et siin on võimalik nii liigne pessimism kui liigne optimism, et kui Kasparov ja Thiel olid selgelt võib-olla liigsesse pessimismi kalduvad, siis või et ta süüdistas selles, et Kasparov ja Thiel ilmselt kaldusid liigsesse pessimismi, et on täiesti võimalik, et nanotehnoloogias ja neuroteaduses ja ka energias toimuvad praegu täpselt samasugused murdelised avastused, nagu juhtusid siis 50-60 aastatel. Ja võib-olla tema üks kõige jällegi väide, mis mulle võib-olla kõige rohkem huvi pakkus, oli see, et isegi siis, kui per capita sissetulek kasvab 1% aastas, tähendab see seda, et meie jõukus kahekordistub 72 aastaga ja nagu ta ütles, et mul ei lähe eriti korda, kas mu lapselapsed on 8 või 64 korda rikkamad kui mina. Et oluline on see, et nad elaksid enam-vähem puhtas keskkonnas ja poliitiliselt stabiilses maailmas ja et tema puhul oli, et ta juhtis siis tähelepanu sellele, et kõige olulisemat rolli, kõige olulisemalt pidurdavad leiutamist ja teaduse progressi võib-olla just monopolid, kellele siis patentide eluea pikendamisega on antud veel tuult tiivadesse riigi poolt. Et see oli siis lühike ülevaade sellest möödunud aasta novembris toimunud debatist. Eks te siis ise veel kord, kelle see teema huvi pakub, võib seda järele vaadata. Ma ei tea, et millisest uksest teie oleksite välja läinud, et no ise ma arvan, mis ukse poole mina oleksin suundunud ja ma kokkuvõttes jätaks siis selle slaidi, ma ei hakka seda kommenteerima, see ei puutu konkreetselt sellesse debatti, aga võtaks siis nii-öelda küsimuste ja vastuste taustaks, jätaks selle pildi tahvlile. Nii, aitäh, et kasutama positsiooni, et alustan kohe ise küsimusega. Mikrofoni vaja rääkida? Okei. Et see kõlab, veel kord, kõlab nagu päris adekvaatse sellise oleviku kirjeldusena minu arvates. Nii, töötab jah? Enamus ettekandest oli küllaltki pessimistlik minu arvates. No ma ütleks, et ta oli ikkagi ju pool ettekandest oli pessimistlik, pool optimistlik, aga kokkuvõtte no jah. Aga ma jõuan küsimuseni ka, et see pessimism oligi sellest, et või selline tõdemus, et tänapäeva inimestel polegi rohkem vaja kui iPhone 5, 6, 7 on ja siis neid kassipilte YouTube'is ja that's it on. Ja siis see viimane ettekanne oli see, et tegelikult on mingid muud väärtused ka ja võib-olla inimene ikka nii loll ei ole, eks ju. No ja väide oli see, et ma arvan, et see ühine nimetaja mõlemal pool on see, et me oleme oma oleviku hindamisel paratamatult, hinnanguid saab anda ikkagi kui üldse, et siis minevikule piisavalt distantsit, et me asja sees olles on seda väga raske teha ja on võimalik nii progressi ülehindamine kui alahindamine. Aga raske on väita vastu Thielile, et see kassipilt ei ole võrreldav sellega, mis sisepõlemismootori leiutamisega näiteks või ja, absoluutselt, aga see ka juhtus üle 100 aasta tagasi juba tegelikult. Aga ei, see oli... Aga ei saa välistada, et praegu kusagil garaažis on mingi veidrikust nohik, kes oskab teeb sääsepirinnast naftat lõpuks. Ja. Aga nüüd lõpuks siis küsimus, et mis sa ise arvad, et sooserval kuskil, kus su tooraine on kus kasvab mingisugune huvitav biomass. Aga mis sa ise arvad, kas meie siin täna peaksime oma teemaga selles mõttes nagu tõsiselt edasi minema või peaksime ka pigem jääma ootele, et keegi kuskil tuleb välja võib-olla järgmise aja pärast mingite lahendustega ja me rahuldume siis nende kassipiltidega seniks? No, ma arvan, see küsimus on retooriline, eks, et eks ikka tuleb oma võimaluste piires
edasi pusida, aga eks nii, 20 minutit sai täis. Pole hullu. Ma arvan, ega oodata küll ei tasu, et eks tuleb anda aru, et ega see meie võimalused on siin suhteliselt piiratud, aga nende piiratud võimaluste raames tuleks seda usinemalt tegutseda, et nii, ma arvan, et see on see üldsõnaline vastus retoorilise küsimusele. Väga hea, aitäh. Aga veel küsimusi nüüd saalist? Tere, Triinu olen. Küsin seda, et kas siis on vaja meil uut külma sõda, et läheks jälle inimesed kuule ja nii edasi? Ma ei saa seda väidet täiesti isegi välistada, ma arvan jah, et see ilmselt on vaja ikkagi aeg-ajalt midagi sellist, mis inimesi kassipildist eemale juhib, eks, et keegi ei ole külmasõja poolt, eks, et kõige selle asemel, et kui on valik, kas minna Vibele või sõjaväkke, et ma ei tea paljusid nagu sõjaväkke läheks, et loomulikult keegi ei taha seda, eks, aga paraku tundub niimoodi küll, et selliseid mingeid raputusi on vaja, et see suured läbimurred toimuvad ikka selliste raputavate kogemuste baasil. Ja see on näiteks, mida Victor David Hanson on öelnud, on kirjutanud oma raamatutes, et tõsiasi on see, et ikkagi nii interneteks kui ka satelliit, kogu see sidevärk on välja kasvanud ju need militaarsetelt platvormidelt, et see on see, kuidas need asjad käinud on, eks. Et ütleme siis niimoodi, et isegi kui ma ei tahaks selle väitega nõustuda, siis ma vastumeelselt pigem kipun sinnapoole, et seal on midagi selles küsimuses, mida ei saa kahjuks kõrvale heita. Kui kiire see küsimus on, aga et kuidas sellesse konteksti asetub siis fakt, et viimase 30 aasta jooksul on päiksepaneelide hinnad kukkunud 100 korda. Ja see on üks osa küsimusest ja teine osa siis oli üks nendest väitajatest puudutas intellektuaalomandi küsimust, et ma lugesin, Rogov siis, et ma lugesin eile õhtul Joseph Stiglitzi samateemalist mõttearendust India geneeriliste ravimite kohtuasja kohta. Ja tundub, et siis majandusteadlased on üha enam sellele teemale intellektuaalomandi liiga suurele kaitsele rõhku panemas. Ja et kuidas see teema nagu laiemalt sinu arvates või teie arvates nagu haakub selle energeetika teemaga ka, et ka siin ju tegelikult on hästi palju neid patendivaidluse ja kui palju need innovatsioone tegelikult tagasi hoiavad? See 2 küsimust siis sisuliselt, et esimene, jah, päikesepaneelide hind on langenud, aga palju nad suurt pilti mõjutavad, eks samal on nafta hinna jätkuv tõus räägib sellest, et see päikesepaneelide, see tehnoloogia ei paku siiski fossiilsetele kütustele suurt konkurentsi. Nagu siin keegi Shuttleworth ütles siis seda, et mullid ja mullide lõhkemine kuulub inimeseks olemise juurde, et siis inimeseks olemise juurde kuulub ka see, et ronida mingitele väiksele mäekõrgendikule, siis kõik, kes sinna üritavad tungida, alla lükata, eks, et teiste sõnadega saavutada monopoolne situatsioon, turgu valitsev siis positsioon ja selle üles kõvasti
küüntejaamastega kinni hoida, et see on kindlasti oluline ja see on siis nii farmaatsias kui energiatööstuses, et selge see, et avalik huvi peaks olema monopolide vastaneks, aga selge on ka see, et monopolid on alati raha rohkem, et osta siis poliitikuid kui nii-öelda tärkavatel tööstustel, nii et nad alati on see mänguväljak olnud monopolide poole siis kaldu ja ega siin muud ei olegi, kui lõppude lõpuks ikkagi on see tehnoloogia, mis selle positsiooni hävitab, aga see võib võtta kaua aega ja võtab seda rohkem aega siis, mida rohkem see väljak kaldu on, eks. Ma on liiga pikaks läinud juba või? Jah, okei, aga täname, Hardo Vajula. Ja, lõpuks võib-olla, et jällegi see hariduse juurde tagasi tulla, et üks samast mõttetraditsioonist tulnud minu üks lemmikautor Mark Stein on kuidagi väga hästi võtnud kokku selle sama, mis seal kirjas on ja kogu selle nunnud kassipildid ja selle, et ainus eriala on sääsest erilas või sääsest elevandi tegemine, eks, et öeldes siis jah, et võttes praeguse haridussüsteemi kokku siis niimoodi, et naised uurivad naisi, latiinod uurivad latiinasid ja androküünid uurivad androküüne, ja kõik see ka toimub siis sellise üldise vastastikuse õlale patsutamise saatel ja tulemas ongi see, et kassipildid lendavad universumis, aga suurt muud midagi ei juhtu. Et aitäh teile! Ja aitäh!